Öösel, kui enamus magavad sellest piirkonnast, kus mina elan, siis üsna tihti külastavad mind uued ideed. Nii ka täna öösel ja ma tahan seda teiega jagada. Tänane video ongi vast ideeks õpetajatele ja siis kõigile, kes koolilastega tegelevad. Miks mitte ka emadele, isadele, vanaemadele, vanaisadele. Aga teemaks on söön sõnu. Et vaatame siis sõnu, mida me igapäevaelus kasutame. Kas meie sõnavara on piisavalt rikkalik või peaks raamatutest või huvitavate inimeste vestlustest midagi endale juurde ammutama. Alustame väga lihtsast. Nüüd soojendusharjutus. Mängult sa teed külmkapi ukse lahti, kujuta ette, et sa teed külmkapi ukse lahti ja seal on reas ilusasti nimisõnad. Erinevad nimisõnad. Nimisõnad vastavad küsimusele, kes mis. Ja võta paber ja pliiats, soojendusharjutus ja kirjuta 5 nimisõna endale paberile. Need ei pea olema piim või need võivad olla rõõm, armastus, peaasi, et nad on nimisõnad, vastavad küsimusele, kes mis. Kui 5 nimisõna on paberile pandud, järgmine ülesanne, ikka soojendusülesande juures oleme. Kuula lauset. Kartulid veeresid nagu tegusõnad mööda põrandat laiali. Kirjuta 5 tegusõna. Jookseb, tantsib, laulab. Tegusõna vastab küsimusele, mida teeb. Tegusõnad on ka rõõmustab, armastab. Oleneb, missugusesse vormi sa sõnad paned. Armastus on nimisõna, aga armastab on tegusõna. Kui 5 tegusõna on kirjas, mul tuli tegelikult 4, ma panin ühte kohta 3 punkti. Mulle väga meeldib ka, kui jätad ruumi uuele, et võib-olla ma nopin selle 1 tegusõna siis päevast. Meil on jäänud veel, sõnaliike on palju, aga me täna võtame nimisõnad, tegusõnad ja omadussõnad. Nii et desserdiks me võtame siis praegu omadussõnu. Omadussõnad kirjeldavad, vastavad küsimusele, missugune. Naerusuine, armastav, vaikiv, roheline, punane, rõõmus ja nii edasi. Missugune siis omadussõna 5. Merekarva, missugune. Kui soojendusharjutus on tehtud, siis järgmine ülesanne. Joonista paberile ring ja ring jaota 3. 1/3 tulevad nimisõnad, vali nendest 3, mis sa kirjutasid. 1/3 tegusõnad ja 1/3 omadussõnad.
Need võivad olla nagu oleks siis kartullihasalat näiteks. See on üks variant. Ja need sa siis võtad endale tänasesse päeva kaasa ja hakkad jälgima inimeste sõnavara, inimeste lauseid, mida nad räägivad ja nopid sealt ilusad sõnad endale lisaks. No nagu joogiks näiteks, joogipudelisse mängult. Selline idee siis. Aga võid teha ka nii, et kui praegu me jagasime selle taldrikul 3, aga sa võid ka jagada siis eelroog, näiteks nimisõnad, põhiroog, tegusõnad ja dessert või magustoit siis omadussõnad. Ja joogi valid endale päevast kuuldud sõnadest ise siis vaatad, kas kuuled telekast, kuuled juhuslikult bussisõidul tuttavatelt kodust ja hakkad vaatama, kas korduvaid sõnu ka tuleb. Selline vahva harjutus, sööme sõnu, head isu, imelist sõnade noppimist päevast ja märkamist. Ja kindlasti tasub rikastada sel moel oma sõnavara. Imelist päeva!